Tere päevast kõigile! Täna oleme Miilangu toimetusega kogunenud siia Tartu Raekoja platsile, et kajastada sündmusi, mis siin täna toimuvad. Ilmselt kõik on kuulnud õpetajate streigist ja just nimelt selle toetuseks on siin täna korraldatud ka meeleavaldusele, millele tulime Miilanguga, et neid sündmusi kajastada. Nii, ja meil on siin Hugo Treffneri gümnaasiumi õpetajad ilusti kohal. Mis need emotsioonid täna on, miks te täna siia kogunete olete? Ametlik vastus on see, et palka tahaks juurde saada. Aga eks neid põhjusi, miks keegi meelt avaldab ja miks keegi streigib, on ju loomulikult rohkem kui üks. On ju. Minu jaoks põhiküsimus on see, et koormus ja palk ei ole omavahel seoses. Ülekoormus on palju suurem kui see raha, mis sellest saadakse. Ikka solidaarsus õpetajatega ja selles mõttes, kui rääkida nüüd juhtkonna positsioonist, siis juhtkond praegu selgelt toetab seda, sest kõik need probleemid on juhtkonnale ka selgelt näha. Et kui ikkagi õpetajaid tööle ei leia, siis on see ka juhtkonna probleem, mitte ainult õpetaja probleem. See soov, et tulevikus teie ja teie laste ees seisaks targad ja haritud õpetajad. Hea õpetaja võtab edukas riik, et me tahame olla head õpetajad, aga hea õpetaja vajab ka head ja väärikat palka. Täna mu mõtted on sellised, et lapsed tahaks kodus isa tihedamini näha ja tahaks nagu lastele natuke rohkem lubada ka. Mina tahaks magada rohkem, sellepärast, et minu enamus nädalavahetused ja õhtupoolikud kuluvad tööde parandamisele, nii et ma loodan sellele, et lihtsalt kui palka tõstetakse, siis saab väiksema koormusega töötada. Kui palju õpetajaid umbes täna Treffnerist tuleb siia? Ausalt öeldes mul ei ole arvu, kui palju meid kohale tuleb. Ma tean, et meid tuleb päris palju, aga mis see täpne arv on, ma ei oska sulle öelda praegu. Mina olen vilistlane. Väga hea. Mis täna Treffneri vilistast siia Tartu Raekoja platsile tõi? Enda õiguste eest seismine. Kui meie õpetajatena peame olema eeskujuks teistele, kuidas ma lähen klassi ette ja ütlen oma õpilasele, et sa ei või enda õiguste eest seista. Meie oleme Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilaskogu. Oleme siin, et meie kui õpilaste sõna kuuldavaks teha. Meie riik on põhjustanud olukorra, kus oma sõnumi kuuldavaks tegemiseks on võetud kasutusele kõige ekstreemsemad meetodid. Eesti haridus on vaikuses kannatanud ja nüüd kannatavad kõik kõige otsesemas mõttes. Õpetajad, õpilased, lapsevanemad, Eesti riik. Õpetajad kannavad iga inimese elus tohutu suurt rolli. Nad on meie jaoks asendamatud. Nad tagavad meile kõige olulisemad teadmised. Nad näevad meie potentsiaali ja kannavad hoolt, et see ka realiseeruks. Kes meid lõpuks õpetab? Kes meid märkab ja meile võimalikult palju uksi avab? Kes Eesti riigile tuleviku tagab? Mis sind täna siia tõi? Mind tõid kaasa minu õpetajad. Õpetajad? Jah, need õpetajad, mis on minu südames ja ma tunnen, et ma pean neid toetama. Klassigrupis muidugi ka jagati, et tulge kohale, pange tekkel pähe. Nii et esmaselt ma saingi ausalt öeldes sellest klassigrupi kaudu teada, et ma tuleb tunnistada, ma võib-olla olin pisult piinlikult vähe informeeritud. No eks ikka toetust avaldama õpetajatele. Mis siis humanitaarklassi õpilased soovivad öelda? Humanitaarid toetavad õpetajaid ja on täna siin koos nendega, et nende õiguste eest seista. See, et nii meie siin täna Tartus kui ka esmaspäeval Tallinnas, igal pool üle Eesti on inimesed kogunenud tänavale, on märk, et midagi on valesti. Aga loomulikult ei ole õpetajate palk siinkohal ainuke murekoht. Oluline on märgata, mida tänapäeval õpetaja amet üldse ennast kujutab. Selle väärilise ameti juures kulub lugematul hulgal tunde tööde parandamisele, vanematele selgitavate kirjade saatmisele, tundide ettevalmistamisele, paberitöö tegemisele ja nii edasi ja nii edasi. Nimekiri asjadest, millega lisaks tunnide andmisele õpetaja kohustus tegeleda, on lõputu. Aga üks asi ei ole lõputu. Õpetajate kannutus ei ole lõputu. Me olemegi siia täna tulnud, sest just nimelt meist, gümnaasiumi õpilastest, sõltubki see Eesti riigi tulevik. Ja sellepärast oleme täna siin. Elagu haritud Eesti ühiskond, elagu Eesti õpetajad ja haridustöötajad! Nüüd näemegi, et meeleavaldus on tasapisi lõppamas. Kohtusime päris paljude Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilastega. Oli väga palju rahvast. Loodame, et need sõnumid, need loosungid, mis siin kõlama jäid, jäävad ka ja lähevad edasi ka valitsuse kabinetti ja õpetajate ja Eesti hariduse elu paraneb.